minu kell on kell 4 reede õhtul, nii et reaktori reede taas. Aga ma tegelikult lisaks Terele väga palju rohkem ei räägigi. Mina olen Mihkel Loide ja ma olen Fermi Energia kommunikatsioonijuht, aga meie tippjuht Kalev Kallemets äkki teeb seekord ise selle sissejuhatuse ja räägib, millest ta räägib ja kellega ta räägib. See on võib-olla kõige põnevam osa täna. Ja, et meil on kontoris sisu natukene täiendanud, et meil on uus tegelane seina peal, Enrico Fermi, et selle üle on maru hea meel, et saime kontori kujundatud ja Mihkli selja taga ongi Fermi nagu suur töö, et Chicago Pile 1, et meil täna just sai selle seina selle üle nagu väga hea meel, et kus Enrico Fermi tegi 2 aasta jooksul tegi katseid 28 sellist puhja, mis alguses olid sellised palju väiksemad, et selleks, et seda kriitilisust saavutada ja millest lähtusid kõik ülejäänud reaktorid, mida USA-s ja siis hiljem mujal ka nagu hakati rajama ja nagu sellest füüsikast arusaamine. Esimene reaktor oli grafiitreaktor, et süsinikuvaatomid, tuumad olid need selleks, kes aeglustasid neid neutroneid selleks, et nad uraani sisse ilusti kupsaks. Aga siis hiljem saadi aru, et vesi töötab ka moderaatorina väga hästi. Aga tänane teema on elektriturg ja see seondub väga hästi ka nagu selliseks sissejuhatuseks ja mida me tavaliselt teeme, et mis siis nagu kuu aja jooksul nagu Fermi Energia jaoks on muutunud või juhtunud ja see turg ongi juhtunud ja muutunud, et kui septembris nagu tundus esimene selline hinnahüpe oli üle 100 euro megavatt-tunnist ja see tundus nagu väga anomaalne ja ohoo, et mis see on, et see on selline lühiajaline mingisugune õnnetus või ühekordne sündmus, siis kuna nagu nüüd hinnad on ikkagi olnud juba väga kõrged üle 2 kuu, siis hakkab koitma nagu see arusaam, et tohoh, et see ongi nagu uus reaalsus. See ongi see uus reaalsus, kui piirhinna kujundajaks on maagaas. Ja ütleme, see areng ja arusaam, et tuumaenergia on elektrivõrgus hädavajalik. Et see on viimase kuu aja jooksul nüüd ikkagi päris selgelt destilleerinud, kohale jõudnud Euroopa Liidus. Meile ka Fermi Energial on see väga oluline äriline järel, et kui toimus oktoobri lõpus või vabandust, oli see novembri alguses või oli oktoobri lõpus Euroopa Nõukogu viimatine, siis sisuliselt lepiti kokku selles, et tuumaenergia saab olema jätkusuutliku rahastuse taksonoomias nimekirjas. Et minu jaoks oli see nagu, kus loomulikult Prantsusmaa ja 11 teiste liikmesriiki nagu seisid selle eest ja sisuliselt proua Merkeliga see kokkulepe on sõlmitud. Viimane informatsioon on ka see, et Saksamaa uus valitsus ei hakka selle vastu jõuliselt võitlema. Loomulikult poosi mõttes nad selgelt ütlevad, et nad ei ole sellega nõus ja nii edasi. See kõik on nagu eeldatav, aga fundamentaalne nagu otsus ja arusaam sellest, et tuulega üksi ei saa, et see on tegelikult Euroopas nagu kohale jõudnud. Küll ei ole veel, ja ütleme, see on nagu äriliselt oluline. Nüüd sisuliselt, mida Fermi Energia on teinud viimased kuu aega, me lõpetame enda uuringuid, järjest on raportid tulnud, nii et 8. veebruar võib kalendrisse märkida, toimub meie konverents, me oleme konverentsi kava läbi mõelnud ja toimetan, ja praegu hästi aktiivselt plaanime enda tegevust ja sisemist tööd selleks,
anda võimalikult kvaliteetset informatsiooni nii nagu praegu lõpetamisel olevate uuringutega kui ka järgmise aasta esimeses pooles teostatavate plaanidega, sealhulgas ka rahastusplaan, mida me teeksime võib-olla koos ühe partneriga. Et kõik need asjad on töös, et neid täpselt planeerida, selleks, et neid sisendeid anda ja kindlust luua, et väikereaktor Eestis on rajatav. Mida ma saan öelda küll, aga nime osas mitte avalikult, et me oleme sõlminud koostööleppe ühe, kuidas siis öelda, suure energiaettevõttega, mida me veel avaldada ei saa. Ja siis sellega seoses teeme järgmine aasta kindlasti koostööd. Oleme, kui ma käisin USAs ja Kanadas siin paar nädalat tagasi, ka arenesid päris praktilised kontaktid. Selgunes see, et millisest ettevõttest, millisest linnast hakkab tulema, kui me väikereaktorit teeme, et kust tuleb see tuumajaama süda ehk et surveanum ja primaartorustikud suure tõenäosusega Kanadast ja veel terve rida nagu detaile on selginemas ja teeme tööd praegu ka jätkuvalt aktiivselt, ütleme siis välisprojekti kallal ja taas saame seda avaldada nagu täisdetailides alles siis, kui me oleme selle tööga lõpuni jõudnud. Aga jah, asjad liiguvad õiges suunas, kuigi tuleb tunnistada, et see koroonaviirus ja selle intensiivustumine Euroopas on kindlasti reaalselt muudab tööd keerulisemaks, et mõned kohtumised, visiidid, mis nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt me planeerisime, peab paraku edasi lükkama. Aga need on kõik ainult edasilükkamised, et fundamentaalne pilt on nagu väga tugev ja fundamentaalne pilt nagu nõudlus elektri järgi klientide poolt on tugev ja see seab kogu vundamendi meie nagu tegevuseks, sest mis on meie eesmärk? Meie eesmärk on see, et inimesed saaksid energiat ja energia on ikkagi nagu üli tähtis, et kui meil energiat ei oleks, siis meil ei ka seesama videoühendus ei saaks toimida. Sisuliselt, kui meil tänapäeval elektrivarustust ei ole sekundiks, ei tööta, ei ole inimestel raha, et ei saa toimuda ükskõik millised majanduslikud toimingud. Sisuliselt sa ei saa liikuda, ei toimi ühistransport, ei toimi ka bensiini tankimine, ei toimi mitmed uksed, näiteks seesama uks, mille taga ma olen, et kui elekter ei toimi, siis sellest uksest saab füüsiliselt välja, aga tagasi sisse ei saa enam. Elektroonika määrab loomulikult meie side, nii et elektrisüsteem peab iga sekund toimima. Ei ole aktsepteeritav ühiskondlikult kindlasti ja me näeksime selle tagajärgi momentaalselt. Kui üks sekund aastast, tervest aastast ei oleks, põhimõtteliselt kui üks minut süda ei löö inimesel, siis pole järgmisest minutist mõtet rääkida. Sama on elektrisüsteemiga, kui üks minut ei oleks pinge tagatud, ei oleks vool tagatud piisavalt, siis tagajärg võib olla see, millele oldi Texases väga lähedal, et kui elektritoide võrgust elektrijaamadele endale katkeb, siis elektrijaamad ise ei saa toimida ja taastada nende elektrisüsteemide kogu terviku uuesti toime elektrijaamade enda toide, et see on nädala-kahenädalane väljakutse väga-väga suurte kulutustega hinnati Texase puhul, kus siis selle aasta veebruaris oli väga äärmuslik ilmastikusündmus. Ja kogu ilmastikuga on vahetult energiasüsteem on olnud alati seotud. Nii et ma asuks slaidide juurde, et mis on nagu see, kuidas elektri hinda tuumaenergia potentsiaalselt saaks mõjutada ja millist lisandväärtust tuumaenergia elektrisüsteemile annaks.
et ma loodan, et kui ma nüüd slaidid ette lükkan, siis et see pilt on ilusti nähtav. Kas on hästi nähtav? Ja, nii nagu võiks olla. Jah, okei. Siis et energeetika juurest alustades, et see on 100 aastat tagasi reaalne olnud energeetika, et me heal juhul saime kasutada hobujõudu kasutasime primaarselt transpordis, aga ka põllumajanduses oli juba sisse tulnud aurumasinad, ütleme 100 aastat tagasi, aastal siis 1920, aga kõige peamine tööloom oli inimene. Tugevad käeramm oli see, ja ka peamine transpordivahend oli inimene, et kuhugi minna vaja oli, siis ikka läksid jalgsi. Jah, raudtee oli juba olemas, aga see oli ka ikkagi tegelikult, ütleme, mitte primaarne transport, ses mõttes, et oli suhteliselt elu lihtne. Ja selle kliimaga on tegelikult olukord ikkagi tõsine, et väga dramaatiline temperatuuri muutus on viimase 100 aasta jooksul toimunud. Ja ma kiiresti hüppan siit üle, et kuhu me selle kliimamuutuse valguses nagu peame jõudma on see, et Euroopa Liidus on kokku leppinud, et jõuaks nulli. Ma arvan, et üks reaktori reede peaks mõne eriala spetsialistiga ka seda kliimateemat ikkagi põhjalikult käsitlema, et siin on üksjagu segadust ka Eestis, et siin on kahtlemata on looduslikud muutused, kindlasti viimase 1000, 2000, 3000 aasta jooksul on toimunud valdav osa klimaatilisi muutusid ja ka Eestis on olnud looduslikud ja kindlasti on looduslikud tsüklid on absoluutselt olemas, aga ka samuti on ümberlükkamatu tõend informatsioon selle kohta, et inimtekkeline osa on väga oluline ja lihtsalt, et ma ei süvene siia, aga see Euroopa Liidus on selgelt eesmärk võetud nagu jõuda nulli. Ja samal ajal on CO2 hind. Mina veel julgesin prognoosida selle aasta alguses, kui CO2 hind oli seal kuskil niimoodi 24 euro juures oli aasta alguses. Vaadake siin graafikut. Mina arvasin, et ta võib tõusta 38 juurde. Ma arvasin selle aasta alguses, et võib tõusta 38 juurde. Tänane tegelikkus eile jõudis 75 euroni tonnist. Ja miks ta on nii kõrgele tõusnud, on lihtne selgitus. Kuna maagaasi hind on nii kõrge, siis on odavam elektrit toota mitte maagaasist, aga kivisöest. Isegi kui CO2 hind on 75. Ja kuna kivisöest toodetakse nii Saksamaal, aga meie toodame põlevkivist, kõik ahjud, mis toota toodavad täna, siis CO2 heide on suurenenud ja nõudlus CO2 järgi on suurenenud, järelikult on suurenenud ka selle hind. Ja mida nähakse turu osaliste poolt, et nõudlus jääb kõrgeks pikaks, järelikult on loogiline osta neid tulevikuks ette. Ja see on kujundanud kõik selle hinnadünaamika. Ja väga raske on näha nagu siin fundamentaalset muutust. Kiire hüpe, et oktoobris oli siis hinnarekord 13. oktoobril 169 eurot megavatt-tund päeva keskmisena Eestis. See on tänane. On odavam natukene, aga 165-59 on ka ikkagi väga kõrge. Ja mis on eriline nüüd selle oktoobri hinnapildiga erinev, on vaadake nagu seda SE2 hinnapiirkonda. Ja see on oktoobris ja see on nüüd täna. Et ka isegi Põhja-Rootsi, Põhja-Norra, kus on siis suur hüdroenergia, ka seal see hind on, tähendab nõudlus lõunapoolsetest tarbimispiirkondadest on kasvanud nii kõvasti, et ka seal on hinnanud üle 100 euro megavatt-tunnist. Ma rääkisin just täna meie Vattenfalli partneritega ja nad on ka ikka täiesti hämmingus, et mitte kunagi ei ole nad sellist hinda nagu Põhja-Rootsis näinud.
Ja muidugi Vattenfalli jaoks on see nagu majanduslikult äärmiselt positiivne teave. Siin tuleb märkida elektriturgude kohta, et enamus elektrikaubandusest tähendab, suur osa on kaetud tulevikutehingutega. Erinevatel ettevõtetel erinevad osakaalud, aga lõppkokkuvõttes hinda tootmise kuluna peab arvestama ikkagi, nagu arvestatakse nagu spot hinnapõhiselt. Lõpptarbijale, kui sul on elektrimüüjal on spot hinnapõhine leping, siis ta lõpptarbijale müüb spot hinnaga. Ja suure osa nagu ka neid vahemüüjaid, need ostavad ka spot hinnaga. Ja nüüd see situatsioon, vaadake Suurbritannia elektrihindasid üle 200 euro megavatt-tunnist ja oli üle 200 olnud terve kuu aega, et Suurbritannias oli enne selle energiakriisi algust oli 75 siis eraelektrimüüjad, ütleme nii nagu meil on Eesti Energia müüb elektrit, Alexela müüb elektrit, Eesti Gaas müüb elektrit ja mõned ettevõtted veel. Ja enamus kliente olid fikseeritud hinnaga lepinguga. Meil Eestis on enamus kliente on selle spot hinna peal. Võib-olla Urmas parandab, võib-olla 50-50, aga igastahes Suurbritannias enamus kliente on aasta sellise fikseeritud hinna lepinguga ja mis tähendas seda, et elektrimüüjad eeldasid, et nad saavad odavamalt osta ja kallimalt müüa. Kuna nagu turuhinnad on nii palju tõusnud, siis reaalsuses nad ostavad kallimalt ja iga kuu on arvutatud, et iga kuu teatud siis elektrimüüjad teenisid iga kliendi kohta, mis neil oli, teenisid 60 naela kahjumit. 60 naela. See ei tundu nagu palju, aga kui sul on 100 000 klienti, siis saad aru, et see on 6 miljonit naela kuus. Ja tagajärg ongi olnud, et 25 ettevõtted 75 kokku üle 4,5 miljoni kliendi on, ütleme, nende siis elektrimüüjad on pankrotti läinud. Ja on täiesti kindel, et terve rida elektrimüüjaid Suurbritannias läheb veel pankrotti. Mida see tähendab? Praktikas see tähendab seda, et need müüjad, nende lepingud siis lõpevad ja riiklik regulaator võtab need lepingud üles, aga spot hinnaga, mitte enam fikseeritud hinnaga, aga spot hinnaga. Võib-olla jälle Urmas mind parandab, on ja mis meil Eestis oleme ka nagu palju kuulnud, ja Urmas võib siin täiendada, et reaalselt äriklientidel on siis elektrimüüjad jutumärkides lepinguid üles öelnud, et ütlevad, et me ei saa teid teenindada enam selle hinnaga ja teine variant on see, et pakutakse, et kuulge, lõpetame selle lepingu ära ja alusta muud. Mina olen nagu rahul sellega, et kuu aega tagasi õnnestus mul sõlmida Eesti Energiaga, kelle käest ma elektrit ostan, pikaaegne 36-kuune leping hinnaga 100 eurot megavatt-tund, mis oleks täiesti uskumatu olnud, täiesti uskumatu hind veel, ütleme, 3 kuud tagasi. Täna, vaadates seda turuhinda, mis on olnud tegelikult viimane 2 kuud, aga ma hindan tegelikult, et selline hinnakeskkond kestab mitte ainult järgmised 2 kuud. Minu prognoos tegelikult on see, et selline hinnakeskkond kestab järgmine ligi 15-20 aastat. Ja ma nagu natukene selgitan, miks minu hinnang sellele olukorrale on umbes selline. Võib-olla 15-20 on nagu palju pakutud, aga vaatame detailides otsa. Et hinnangutes ei saa lähtuda lihtsalt mingi kõhutundest, vaid tuleb lähtuda andmetest. Et see on reaalsustaju annab meile, kas me tegeleme koroonakriisiga, kas me tegeleme enda igapäevase äritegevusega, me vaatame rahanumbritele, reaalsetele andmetele, tegelikkusele otsa, mitte ei esita isiklikke mingi, mul on siuke tunne. Aga peame vaatame siis andmetele otsa. Aga praegu nagu see hinnatase, see on väga nagu konkreetne
lähtepunkt on ju, et kus me täna oleme ja oleme seal sellepärast, maagaasi hind on kõrge, sellepärast, et see omakorda lükkab CO2 hinda kõrgeks, et nõudlus on kõrge ja elektrienergia nõudlus on üldiselt mitte elaste. Ehk et kui hind tõuseb, siis tarbimine muutub ülivähem. Ja sellest on jälle lihtne mingil määral aru saada, et kui sa mõtled selle peale, siis et kui kallis on näiteks nõudepesu. Et kui ma pesen enda nõusid või siis riideid on ju, panen masinasse, et kui palju elektrienergiat ma tarbin. Tegelikult sa tarbid elektrienergiat võib-olla 1 kilovatt-tund. Ja kui kallis see kilovatt-tund siis on? Tänaste hindade juures koos võrgutasudega, eks ole, isegi selle spot-turu hinnaga on siis ütleme 1 euro. Muidu oli võib-olla selliste hindade juures 2 eurot. Et kas sa maksad nagu 50 senti rohkem või vähem, ausalt öeldes vahet ei ole. Ja teiseks, kas sa hoiad kuidagi kodu hoiad külmana, ei hoia. Sa pead nagu tahad ikka kõik 20-25 kraadi või 21 kraadi oleks tegelikult sees. Või siis, et kas sa lampe kasutad vähem, kas sa vaatad telerit vähem, siis tegelikult nendes tarbimisotsustes energiakulu ikkagi on suhteliselt veel väike. Et üks mingi paralleel, mis mul on meelde jäänud energiahindadest rääkides, on tänaseks ammu lahkunud Matthew Simmons, kes väga prominentne energiaanalüütik oli, et kuulge, naftabarrel või naftaliiter maksis, mis võimaldab sul ühte autot liigutada, ütleme 10 kilomeetrit, 2 tonni, peaaegu 2 tonni kaaluvat autot liigutada 10 kilomeetrit on ju, maksis vähem kui kohvi. Kohvi on ju, täna Statoilist lähed ostma, 2 euroga saad. Liitri bensiini eest pead maksma, täna veel vähem. Nii et bioenergia on ka päris kallis. Aga mis on toimumas elektriturgudel? Et see on nagu prognoos seoses dekarboniseerimisega, et kui palju Põhjamaade elektritarbimine kasvab erinevate valdkondade kaupa. Ja siin petrooleumsektor on nagu üks selline väga huvitav selline Põhjamaade eripära, et oled kuulnud Norra siis puurib naftat ja tal on avameele nafta puurtornid ja need ühendatakse maismaa elektrisüsteemiga, mille järel nad hakkavad tarbima hüdroenergiat, vähendavad enda CO2 jalajälge, sest täna nad toodavad elektrit maagaasi põletades, seda, mida nad ise toodavad. Aga siis tulevikus selle maagaasi müüvad maha. Nende keskkonna jalajälg väheneb, aga tegelikult ei vähene, sellepärast et selle sama gaasi, mida nad ise oleks põletanud, lihtsalt müüvad ära ja võtavad siis CO2 või selle elektri võtavad siis põhivõrgust. Ja see on 10 teravatt-tundi, see on rohkem kui Eesti tarbimine kokku. Siis keskküttes, üldine tööstus, patareide tööstus ja vesinik ja transport, elektritransport. Tulin siia just elektritaksoga ja endal on elektriauto ja elektriautode müük Norras on juba 60%, Saksamaal nüüd selle aasta 3. kvartalis üle 20%. Et väga jällegi oluliselt kiirem elektriautode kasutuselevõtt Euroopas, kui veel 2 aastat tagasi julgeti planeerida. Nii, vaatame pilti nagu elektrivarustussituatsioonist selle aasta veebruaris, kui olid külmemad ilmad. Et siin näete gigavatt-tundide või megavatt-tundides, et kui palju elektrienergiat me importisime naaberriikidest. Ja te näete, Baltikum on tegelikult üks süsteem, et ei ole, minu arust ei ole nagu eraldi Eesti elektriturgu olemas, on Balti elektriturg, mis sama hästi kui ei ole nagu olemas Tartu elektriturgu ega Tallinna elektriturg. Et me oleme tegelikult üks Balti turg. Ja nüüd siia Balti turule tuleb täna sisse 4 otsast elektrit, ütleme põhimõtteliselt päritoluriigist
on Vene Föderatsioonist, Soome Vabariigist, Rootsi Kuningriigist ja Poola Vabariigist. Ja me oleme otsustanud, et 1. jaanuarist 2026 me ühendame ennast lahti Kirde-Vene elektrisüsteemist, mis tähendab, et siin slaidil on natukene vale number, aga circa kuskil 700 megavatti elektri impordi võimsust Vene Föderatsioonist, nii Kaliningradi oblastist kui ka Pihkva oblastist lõpeb. Ja ütleme, et tundub, et 700 megavatti, see pole, mis seal ikka, eks ole. Aga tegelikult sellel on kindlasti turumõju. Kas tal on just mõju varustuskindlusele? Me näeme, räägime sellest, aga kindlasti on väga tugev hinnamõju. Ja kust siis nagu ülejäänud kohtadest peaks tulema, ongi Rootsi lõunaotsast ja siis peaks tulema veel Soomest. Soomest, ma arvan, et ei ole suur probleemi, seal käivitatakse äsja nüüd lähemate kuude jooksul Olkiluoto 3. reaktor, kütus on seal laetud, tehakse viimaseid testimisi, kindlasti see online tuleb. Ja me oleme ühendatud Poolaga, mis on ka omaette nagu probleem ja väljakutse. Et siin ongi, et elektrihinnad kogu Euroopas on olnud väga kõrged, siin on siis 22. oktoobrist, aga Poola hind, ütleme, et veel ütleme, selle aasta siis suvel ja kevadel tundus, et Poola ongi kõige kallim hinnapiirkond, et seal oli kogu aeg 70, 80, 90 eurot megavatt-tund, sellepärast, et nemad toodavad elektrit valdavalt kivisöest. Ja kui kivisöe CO2 hind nagu tõuseb seal 75 peale ja sul on vaja sisuliselt 75 või 1 tonn CO2 selleks, et toota 1 megavatt-tund elektrienergiat kivisöest, siis tegelikult see baashind ongi see, isegi ilma kütuseta, isegi ilma kapitalikuludeta. Nii et see CO2 hind, kui ta liigub edaspidi lähiaastatel 100 euroni, siis see kindlalt otseselt mõjutab Poola elektrihinda ja Poola saab olema nagu Baltimaadega ühendatud 700 megavatise ühendusega. Nii et see Poola nõudlus, Poola ühendus tähendab meile, et minimaalselt saab olema nagu Baltikumi elektrihind väga lähedane Poolaga. Aga lähme edasi. Et siin kajastab see elektrihindade dünaamika viimaste kuude jooksul vaatega oktoobri lõppu. Ja mida see on tarbijate jaoks tähendanud? Eratarbijate jaoks, et ongi siin nagu meie põhilised, kes elektrihind.ee, millega Urmas tegeleb, et kus on toimunud fikseeritud hinna pakkumise nagu muutus, nagu hüpe, muutus on võib-olla vähe öeldud, aga hüpe, et mida nagu tarbijatele jutumärkides pakutakse. Et 36 kuune, et nagu ma ütlen, mina olen rahul, et mina sain 100 euro juures ära lukku löödud, on ju. Et täna ma ei ole vaadanud, aga see on siis ka, mis oktoobri seis oli, et Urmas saab kommenteerida, mis see täna seis on. Ja loomulikult räägitakse rohepööre, aga see on tuuleenergia tegelikkus. Et seda nagu väga palju ei näidata, eks ole, sellest rohepöördest rääkides, et tuul on fundamentaalselt ja olemuslikult täiesti ebastabiilne. Ta käib üles-alla, vahepeal annab energiat, vahepeal, aga enamus aega ei anna. Et kui meil on paigaldatud võimsus, on olnud viimased aastad kuskil 330 megavatti, siis tegelik keskmine, aritmeetiline keskmine on 70 megavatti ja mediaan on 51 megavatti. Oli 2018. aasta tegelikult faktilised andmed. Ja nüüd vaadates Baltikumi tervikuna, nagu te mäletate, ma ütlesin, et Eesti elektriturg on umbes sama reaalne kui Tartu elektriturg, et siis me peame vaatama Baltikumi tervikuna, kui suur on defitsiit, vaadates nagu esimest pool aastat on ju, tunnipõhiselt Eleringi, Läti AST on see nagu ettevõtte nimi, ja Litgrid, Läti või Leedu võrguettevõtja andmetel siis süsinikheitmeta elektritootmise defitsiit või bilanss, ütleme nii, aga tegelikult on defitsiit. Et see tuul, päiksepaneelid, hüdro, biomass kokku. Sest need andmed on ilusti kõik nende
põhivõrgu ettevõtete kodulehtedel olemas, on lihtsalt need Exceli tabelid alla laetavad, paned pluss kokku, võtad tarbimise anded ka pluss kokku ja siuksed nagu tulemuse saad. Ja on ilmne, et defitsiit on väga tõsine. Ja seda katame täna siis CO2 intensiivsete nagu fossiilkütustega ja impordiga. Ja see import väheneb. Ja siis Eesti Energia on ütelnud, et 2030. aastaks nad põlevkivist elektri tootmise lõpetavad. Ja see põhjus ei ole ainult CO2 hind. Loomulikult võib süüdistada, et see rohepööre on naiivne ja kõik see mõtet. Aga tegelikult siin on väga oluline objektiivne reaalsus. Ja see objektiivne reaalsus on see, et enamus meie siis põlevkivi elektrijaamadest ja ka kaevandustest on rajatud, investeeritud, ehitatud Nõukogude Liidu ajal. Jah, üle 30 aasta vana. Ja selleks, et nagu nii-öelda uut kaevandust teha, selleks, et uut elektrijaama või olemasolevates elektrijaamades generaatorite turbiini vahetada, see eeldab omakorda seda, et neid kapitalirajatisi saaks kasutada järgmised 15-20 aastat. Aga täna seda vaadates selle rohepöörde või ütleme kliimapoliitikale reaalsusele otsa, seda ei ole võimalik investeerida. Nii, et mida saab teha, mida Eesti Energia õigesti teebki, ta kasutab olemasolevaid varasid nii pikalt, kui veel on võimalik kasutada. Ja samal ajal nagu kasutades biomassi selleks, et seda CO2 heidet vähendada, kõik mõistetav, kõik õige, aga ütleme, biomassi saab efektiivselt kasutada ikkagi Auvere katlas ja selle biomassi saadavus on ka ikkagi piiratud objektiivselt ja nagu mis on kõigiga arusaadav on see, et seda biomassi puhul see suurem lisandväärtus on ikkagi tema mitte põletamisel, vaid tema keemilisel töötlemisel. See lisandväärtuse vahe on kordades, mitte lihtsalt, et 20% suurem on, või et ütleme, ehk et siis potentsiaalne töötleja saab 20% rohkem maksta. Ei, see vahe on kordades. Nii et meil on lihtsalt on teatud periood, mille jooksul me Narvas nagu suurel määral puitu põletatakse, aga see periood on kindlasti nagu limiteeritud piirang. Nii et see ei ole pikaajaline nagu tegevus. Mis võib pikaajaline olla tõepoolest, et selle jäätme puidu põletamine, millest tõesti muud teha ei saa. Aga see on ka jälle mingi teatud piiratud voog, mida rakendada saab. Et igast ajast Eesti Energia, ma arvan, et strateegiliselt õige valik muutuda nagu keemiaettevõtteks, kasutada enda siis pürolüüsi seadmeid maksimaalselt plasti töötlemiseks. Ja nad saavad sealt ka sutsukese energiat, aga sellega kindlasti mitte Eesti varustuskindlust ei taga. Ja teine nagu fundamentaalne pilt on see, et fossiilenergia ehk et juhitavad elektrienergia on absoluutselt hädavajalik, et kogu Euroopa nagu varustuskindlust tegelikult tagada ja varustuskindlust ka tegelikult energia kättesaadavust. Vaatame Saksamaa, et 12. oktoobril oli domineeriv energia tootmisliik kivisüsi. Ja nüüd uus valitsus, eks ole, ütles, et me järgmise 9 aastaga, et 2030. aastaks, ja jäänud on siin 9 aastat, lõpetame kivisöest elektri tootmise. Ja loomulikult nad jätkavad tuumajaamade sulgemisega. Et 3 suurt 1,3 gigavatist, 1,3 gigavatt, see on rohkem kui kogu Eesti paigaldatud elektrivõimsus on ju. See sulgetakse, ehk 3 sellist võimsust suletakse selle aasta lõpuks ja 3 viimast veel järgmise aasta lõpuks. See on tohutu maht energiat, mida nagu valdavalt asendatakse maagaasi põletamisega, mis omakorda tähendab seda, et tõuseb maagaasi tarbimise maht otseselt. Ja sellepärast nad seda Nord Streami teevad, aga kui nii Euroopas tõuseb maagaasi tarbimise maht, aga maagaasi tarbimise maht tõuseb ka Aasias ja ka Põhja-Ameerikas ja isegi Kanadas, siis see ju tähendab seda globaalselt, et see situatsioon, kus me täna olemegi selle aasta sügisel, et Jaapanis on kõrge maagaasi hind ja Euroopas on kõrge maagaasi hind ja tegelikult toimub konkurents selle nimel, et saada vabal turul olevaid maagaasi tarneid enda sadamasse,
See situatsioon kestab järgmine aasta, ülejärgmine aasta ja aasta peale seda, aasta peale seda, aasta peale seda. Ma tahan tõesti näha andmeid, mis seda väidet nagu kummutavad. Sest mina ei näe nagu kuskil täna maailmas, nagu, et kus reaalselt oleks gaasitootmisvõimsust, mida on võimalik nupust juurde keerata või kus oleksid nagu väljad, mis ootaksid, nagu, et puuritaks sisse ja gaas hakkaks voolama. Ja üksi gaasi voolamisest ei ole lahendus. On vaja ka suures koguses uusi torusid. Ja meenutame natukene Nord Streami saagat või teemat, kui palju aega võttis uue toru rajamine. See on aastate pikkune keskkonnalubade, tegevuslubade, rahastusplaanide realiseerimise protsess. 10-aastane. Nii et seda või ka räägime LNG terminalist. Eestis on räägitud LNG terminalist üle 10 aasta kindlasti. Samamoodi on LNG terminalide Saksamaal palju räägitud. Ja et ühe uue vastuvõtva LNG terminali rajamine ja ka uue veeldava terminali rajamine, kas siis Ameerikas või Kataris või Austraalias, isegi kui ei ole keskkonnaloa protsess, lihtsalt füüsiline investeerimisotsuse tegemine ja rajamine, see on mitme-aastane protsess. Nii et seda situatsiooni, et gaasi tootmine saaks kasvada üle 5% aastas, see on täiesti ettekujutamatu, see on täiesti ebareaalne, täiesti võimatu. Lihtsalt isegi kui ei oleks mingeid keskkonnakaitselisi argumente. Nii et lihtsalt kapitali ka lihtsalt ei ole sellist mahud. Ja samal ajal, mida me püüame maailmas teha, on see, et vähendada kapitalivoogu kõikidesse fossiilkütustesse. Nii et see on nii ilmne, kes vähegi on nagu professionaal selles valdkonnas. Nii et ja ilmne on ka selle pildi peal, et sakslased kaevad endale auku. Ja kurb lugu on see, ja reaalsus on see, et kõik Euroopa riigid peaaegu, kellel on kivisöe tootmise, elektritootmisvõimekus, on samas situatsioonis, kus oleme mingil määral meie Narva kaevanduste ja Narva siis elektrijaamadega. Need on ka vanad. Meil on enamus kivisöejaamadest on ka vanad. Kivisütt Hollandis ei kaevandata juba aastakümneid, pole kunagi tegelikult kaevandata. Samamoodi kõikjal Lääne-Euroopas on kivisöe kaevandamine lõppenud. Kõik, mida põletatakse, on imporditud kas siis Lõuna-Afrikast, Kolumbiast või Venemaa. Ka isegi Poola impordib kivisütt, sest see enda kaevandatud kivisüsi on kallim. Mis on kohaliku päritoluga, on ligniit või pruunsüsi, aga ka need varud on ammendumas. Need varud on füüsiliselt ammendumas. Näiteks Poolas nad teavad faktiliselt 2030 kõige suurem Poola pruunsöe elektrijaam, Pachalov 5 gigavatti. Seal saab lihtsalt pruunsüsi otsa ja täiendavatele kivisöe või pruunsöe kaevandustele lubasid ei saa, kohalikud on vastu, täiendavatele selleks pankadest laenu ei saa. See on ka põhjus, miks riik pidi andma Eesti Energiale oma kapitali suurendamise tegema, sest pangad lihtsalt laenu ei andnud fossiilidesse ja õigesti teegi, sest need peavad otsa saama. Aga mida siit pildilt vastu vaatab, on ilmne, kolossaalne nõudlus juhitava energia järgi ja vaatab otsa ka kolossaalne probleem hindade mõttes ja varustuskindluse mõttes. Ja taas, et tõesti, et see nõudlus tõuseb ja ei tõusa mitte ainult nagu Skandinaavias ei ole andmesidekeskused, transport, patareide tootmine, soojuspumpadele minek, kodude küttel ja ka vee soojustamisel. Keskküte ei ole Lääne-Euroopas üldse levinud. Hollandis, Belgias, Saksamaal, isegi Prantsusmaal on maagaas kodudes üks primaarseimite kütte ja soojavee allikad. Ja kui sa tahad defossiliseerida päriselt, siis neil kõikidel riikidel on poliitika, et minna sisuliselt elektri peale. See tähendab kolossaalset elektrienergia nõudlus kodudes. Kas või pliidid panna elektriküttele, sest taas maagaas on ju fossiilne kütus. Sa tekitad CO2, kui seal välja pumpad, siis sisuliselt sul on CO2, see metaan ja CO2 on atmosfääris või biosfääris.
ja siis on vesinik see suur lootus, aga teatud sektorites on kindlasti vesinik äärmiselt praktiline, äärmiselt põhjendatud ja üks väga konkreetne on terase tootmine, kus Rootsis on tehtud reaalset progressi otse vesinik, mis ta nüüd selle protsessi nimi oli, igastahes hübrid on selle nagu protsessi nagu tehniline nimi, aga nagu selge plaan on, et kivisöe asemel teha, vesinikreduktsioon on selle nimi, terase tootmist ilma CO2 heitmeta, ilma kivisütt kasutamata. Aga see tähendab kolossaalseid koguseid elektrit selleks, et toota sellest vesinikku. Siin ei ole veel üks väga suur allikas on ammoniaak, mida tuleks siis järgmisel pildil on ammoniaak, mida me tarbime põllumajanduses ja millele üldse meie kaasaegne põllumajandus toimib. Üks huvitav eksperiment tehti Sri Lanka riigis äsja prooviti mahepõllumajandust, tagajärg oli see, et riisi hind tõusis 5%, 5 korda tõusis riisi hind ja üleriiklikud protestid, näljahäda, vaesus. Mahepõllumajandus on ikkagi muinasjutt, et sel pole midagi pistmist nagu tegelikkusega, reaalsusega. Et seda võib harrastada kindlasti ja me kodukandis enda vanemate juures me kasutame sõnnikut ja puha, aga ütleme päriselt selleks, et oleks nagu tööstuslikult selle suure populatsiooni, mis meie planeedil on, toitmine tagatud ja hinnad ei oleks nagu sellised, et vaesed oleks tõeliselt vaesed, nagu nad olid nagu enamus osa ajaloost ja näljahädad ei oleks regulaarsed, mis oli ka enamus osa inimkonna ajaloost on olnud. Selleks on kaasaegne põllumajandus väetistega aga neid väetisi defossiliseerides on hädavajalik. Jällegi väga suur sektor, kus peaks tekkima väga tugev elektrinõudlus. Ja siin on nägu pilt sellest, kuidas elektri hind on kujunenud ja see kasv on olnud ikkagi päris muljetavaldav maikuust alates. Nii et, ja kuhu meie nagu sihime väikse moodulreaktoriga, et 50 eurot megavatt-tund peaks oma hind tulemas kuskilt sinna suurusjärgus. Ja siin on nagu minu see fundamentaalne case, et sellest pildist tuleb nagu tõesti nagu kõigil, kes tahavad energeetikaga ja energiaturgudega nagu tegeleda ja selle kliimamuutusega ka nagu mingit seisukohta kujundada. See on väga oluline nagu andmepilt. Et vaadake, kus on siin päike ja tuuleenergia, et 2020. aasta lõpuks. Nagu ilusad väiksed nunnud asjakesed. Et elektri tootmises see on siis ainult, et see ei ole kogu primaarenergia, see ei sisalda endast näiteks kaugkütet, see ei sisalda keemilisi protsesse ja ei sisalda transporti. Ja transport on jäme 40% kogu energia tarbimist. See on ainult elektrienergia, mis globaalses mõttes moodustab ainult 20% energia tarbest. Ja siin on kivisüsi domineeriv. Kivisüsi on domineeriv elektrienergia tootmise liik. Jah, argument on Hiina, aga kui ka Hiina tahab defossiliseerida või nagu vähendada kivisöest elektri tarbimist, tootmist, siis primaarne, kõige lihtsam lahendus on olnud Ameerikas, Euroopas, mujal Aasias ja ka Hiinas. Kõige kiirem lahendus on gaas. Ja mida see tähendab, kui sa nüüd selle tumeda halli kivisöe tahad asendada gaasiga, sa tekitad aastas maagaasi tarbimise kasvu trendi 15% aastas. Ja nagu ma ütlesin, üle 5% järjepidevalt nagu maagaasi tootmise kasvu, üliraske ette kujutada. See on nagu, see tähendaks kolossaalset kapitalivoogu, kolossaalset arvu projekte, mis peaksid olema pidevalt investeerimises kõikides maailma otstes, kus vähegi maagaasi leiduvad. See on nii raske ette kujutada. Ja samal ajal siis ma nagu mõtlesin ka, et see tarneahel ka. Nii et meil on tõeline nagu see termin, mis on chipide puhul kasutuses, on supply crunch. Ja niuke asjaolu. Ja nagu ma ütlesin, hinnad on mitte elastsed, mis tähendab, et hindadel on praegu veel kasvuruumi.
Et nüüd siis natukene, et kus see tuumaenergia natukene pilti tuleb, et see on meie jaoks referentsjaam, mida me oleme nagu korduvalt öelnud, et me näeme, et me saame olla kindlad selles, et see reaktori tüüp on välja valitud 2 nädala jooksul. Detsembri alguse poole tehakse see otsus ja oleme selle reaktori tüübiga põhjalikult tutvunud tõesti viimaste kuude jooksul väga põhjalikult ja see toimib, see tugineb 90% olemasolevatele komponentidele. Siin ei ole midagi, jutumärkides raketiteadus. Soomes, Rootsis GW-reaktorid toimivad väga ohutult 40 aastat, kasumlikult 40 aastat ja selle kirjelduse põhjal ongi nagu alust väita, et selle rajamine on teostatav, ikka rida komponentide tootmine Eestis on teostatav, et see jaam on võrdlemisi lihtsasti rajatav võrreldes teiste tuumajaamadega ja rajatav 3 aastaga, ehitushind 1 miljard eurot. Mitte esimesele oma tüübilisele, aga järgmistele on saavutatav ja selle oma hind, elektri oma hind koos kütuse lõppladestuskuludega, koos lammutuskuludega, koos ehitusaegsete intressikuludega, koos omanikukuludega, maale, võrguühendusega, jahutussüsteemiga, projektiarenduskuludega, oma hind 50-55 eurot megavatt-tund näib olevat saavutavad. Kindlasti me uurime lähiaastatel rida detaile veel ja veel ja veel. Väga oluline komponent siin saab olema kapitali oma hind ehk et kuidas me suudame maksimaalselt riske maandada, kui kvaliteetne on projekti ettevalmistus, kui kvaliteetne on projekti ettevalmistus ja planeerimine ja kui võimekas on see organisatsioon, kes luba hakkab taotlema ja ehitusprotsessi ette valmistab. Kõik need detailid on nagu vaja oluliselt väga-väga põhjalikult läbi mõelda, põhjalikult planeerida, väga tugevate partneritega koostöös seda ette valmistada selleks, et oleks võimalik samm-sammult investeerimisotsuseid langetada. Ja kõik need otsused ja tegevused omakorda põhinevad uuringutele, mis on ka see põhjus, miks me oleme nagu suures mahus uuringuid teinud ja plaanime ka jätkuvatel aastatel teha. Selleks, et kõikidest asjaoludest põhjalikult aru saada ja kõike põhjalikult erinevate huvipooltega läbi kaaluda, et neid huvipoole on selge, et meil on Eestis, me oleme kaardistanud vähemalt 15 tükki, loomulikult avalikkus, loomulikult meie kliendid potentsiaalsed, loomulikult meie riigi esindajad ja nii edasi, aga ma lõpetaks siin et see on see alus, miks me usume, et peaks olema konkurentsivõimeliselt see reaktor rajatav ja miks ta peaks olema suuteline pakkuma sellise hinnaga toodangut turule. Aga Urmas, kas sa annaksid mõned kommentaarid, et milline sinu vaatest on see turusituatsioon praegu, millised tingimusi tarbijatele pakutakse ja kuidas see turudünaamika viimased põnevad 5 kuud on olnud ja mis sa näed, et tulevik toob? Tutvustad lühidalt ennast. Minu nimi on Urmas Vait ja ma töötasin aastatel 2009 kuni 2018 Eesti Energias. Sellest 3 esimest aastat ma tegelesin suurklientide nõustamisega elektrilepingute sõlmimisel vabaturu tingimustes ja alates 2011. aasta novembris 6,5 aastat tegelesin igasuguste kütuste ostuga, mis ei tulnud Eesti Energia enda kaevandustest. See oli hakkepuitu, see oli turvast, see oli ka natukene katsetamiseks kivisütt
rehvihaket, et see on minu taust 2018 aasta suvel, tegelikult mais, läksin Meisterenergiast ära, käisin Rootsis aasta aega, aitasin seal ühe Eesti taustaga Kesk-Euroopa investoritel ühe pelletitehase ehitada ja sealt tagasi tulles siis alates 2019 suvest ma olen nõustanud Eesti suuri elektritarbijaid elektritehingute ja kokkulepete sõlmimisel. Et ma pean nii palju Kalevi jutust parandama, et Aktuaalne Kaamera tõesti andis mulle selle tiitli nagu elektrihind.ee juhataja, aga tegelikult ma ei ole sellega üldse kuidagi seotud, et see vihje tuli kusagilt ühelt intervjueeritavalt ettevõttelt seal tolles uudistele õigus ja see jäi mulle nii külge, et isegi kui ma palusin parandada, siis 7 uudistes oli viga ja 9 oli teist korda ja sealt juba läks edasi Postimehesse, BNS-i, nii et tõenäoliselt selle väikse taagaga pean ma elama, aga ma arvan, et see ei ole mingi probleem iseenesest, nii et see oli niisugune huvitav seik. Et mis minu jaoks oli väga huvitav kuulata seda, Kalle, mida sa rääkisid ja mis ma veel uudistest leidsin, on see, et see justkui surve gaasi kasutusele kasvab oluliselt, aga 23. novembri Reutersi uudistes oli ka kirjas, et Saksamaa kavatseb 2040 teha gaasist phase out'i ehk et kivisüsi 2030 ja gaas 2040 ja me isegi ei kujuta ette, milline see pilt siis välja näeb, et kui kivisütt ei ole, tuumajaamasid ei ole ja maagaasi ka enam ei ole, et see pilt läheb nagu järjest nagu küsitavamaks ja kui ma seda uudist lugesin, siis mul tekkis see tunne, et tõesti niisuguses vasak ja siis nii-öelda tsentraalparteide hulgas on seda innovaatilisust nii palju, et seal vahepeal on tunne, et seal on ka liiga palju soovunelmaid, sest ma tõesti kõige parema tahtmise juures ei kujuta ette, milline see energiaportfell välja näeb, kui seal pole kivisütt, tuumajaama ega gaasi ka enam ei ole. Et aga see selleks ja siis veel sellel nädalal tuli uudis Itaaliast Enelilt, et nemad ka kavatsevad 2040 gaasist välja tagurdada. Et me isegi ei kujuta ette, et milline see pilt siis nagu välja näeb, eriti selles vaates, mida sa Kalev näitasid slaidis, et kuidas see energia tootmise stack siis kokku pannakse, et kui vähe seal tegelikult seda päikest ja tuult on, vett juba natuke nagu on, nagu sa võtad sealt need 3 suuremat alt ära, mis siis nagu alles jääb, et see saab olema huvitav reis. Et aga kui Kalev nagu mainis ka, et mis see vaatamine võiks olla, mida ma võiksin natukene siin siis juurde anda sellele, mis tema rääkis, on näiteks, et mis võiks olla klientide valmidus sõlmida näiteks mingid pikemaid lepinguid 2030-ndates millalgi seal. Et me näeme seda, et täna turul pakutakse päris palju Baltimaades tuuleparkide arendamise katteks PPA-sid ja vähemalt avalik kommunikatsioon on see, et see läheb väga edukalt. Et ma ise arvan, et see ei lähe võib-olla nii edukalt, kui näidatakse, aga see on see, et sa pead ikkagi nagu hoogu andma avalike suhetega tegelikule pildile ja ma arvan, et ega see halvasti ei lähe. Ma ei arva, et see on mingi väga suurt bluffi on. Et mida me ise oma klientidega, mina töötan peamiselt niisuguste klientidega, kus kõige väiksemad on 2-3 gigavatt-tundi ja niisugune keskmine klient on meil kuskil 6-7-8 gigavatt-tundi aastas ja siis suuremad kliendid, kellega päriselt nagu lepingulistes suhetes oleme niisugused nagu 20 pluss 24-26 gigavatt-tundi. Et see on nagu see segment, kus mina oma tööd teen. Et seal, ja millest ma olen ka nagu kliente nagu pisut hoiatanud ja tähelepanu juhtinud on see, et üks asi on fikseerida hinda pikas vaates ja tegelikult me näeme, et kui sa vaatad Euroopa või maailma mastaabis ettevõtted, suurettevõtted on selleks valmis. Ja pärast Kaleviga tänasest sellest webinarist rääkimist ma küsisin paarilt kliendilt ilma suurt konteksti andmata, et kuidas nad seda näevad. Ja teatud valmidus on kindlasti olemas. Ainuke asi, milles ütlesin ebakindlus on see, et me ei tea täna, et mis hinnanumbri juures nõudluse ja pakkumise kõver kohtuvad 30-ndatel 2031-2023 ja sealt edasi. Et pigem nad hinnatasemel ei oska ööd ega mütsi öelda, aga kindlasti valmisolek on olemas. Ja pigem just siis selles vaates, et me nüüd näeme, mis see viimased 6 kuud, võib-olla isegi vähem 4 kuud on teinud nagu elektriturul, et nad on ikkagi keeranud
valu väga tugevaks. Ja sellele tegelikult eelneb veel kaks perioodi. Üks neist oli aastal 2017, kui oli hulk kliente, kes tulid 2-3 aastastest lepingutest, mis hakkasid lõppema ja kus oli hinnad varajased 30-ndad. Ja siis 2018 lõpus, kui nende lepingud hakkasid lõppama, siis nad said teada, et uus leping, mida pakuti, oli 25 või vabandust, 52, 53, 54, niisugused varajased 50-ndad ehk et 20 euri tuli juurde kirjutada 30 taseme peal. Mis juhtus oli see, et terve suur hulk kliente muutus börsi usku, mis tähendab seda, et nad ei ole sealt siiamaani ära tulnud ja saavad ka täna täiega seda valu tunda, mis siis nagu börsil on. Ja ma arvan, et see oli nüüd esimene laine ja seal me näeme ka suuri kliente, kes on seal 20, 40, võib-olla kontserni sees ka veel 50 pluss gigavatt-tundi ja ostavad börsihinnaga ja see valu on ikka päris suur. Ja seal, mulle tuleb meelde, et see on nagu teine laine, oli üks laine veel eespool, kus kohas siis ma arvan, et eelmise aasta selle odava hinna valguses jäi veel terve hulk ettevõtteid börsist, tekib nagu niisugune uskumus, et kui sulle pakutakse kallist hinda, siis sa ei ole valmis nii-öelda seda vastu võtma ja kui sa näed, et sul on mingi keskmine või mõistlik hind, aga börs on väga odav, siis sa jälle tunned, jälle oled nagu nüpeldada saanud oma elektrimüüja poolt. Ehk et tegelikult päris suur kogus kliente on läinud börsile, kuigi see ei ole nagu väga tavapärane näiteks Põhjamaade vaates või Lääne-Euroopa vaates. Ehk et tundub, et see turg on ikkagi noor olnud ja ettevõtlus õpib alles neid õppetunde, valusid õppetunde. Et me teame, et kui näiteks Põhjamaade tootjad oma aruandeid esitavad siin kvartaalseid või poolaastamasid, siis sa näed, et väga palju tegelikult on ette ära hedžitud tootmisvarasid. Et nad ei ole nagu selle spot-turu meelevallas, sest et mõistlik on ikkagi kaitsta äriplaane kui see, et minna ahnelt nagu kasumit maksimeerima. Ja siin minu arust alles aasta keskel näiteks tuli välja Uniperi aruanne, kus nende jaoks oli nagu selle aasta keskpaigaks 22 aasta elektrist juba 90% oli hedžitud. Ja samal hetkel Fortum, kes on Uniperi omanik, neil enda oli portfellis, kui ma ei eksi, see oli 60% hedžitud. See näitab ära, et tegelikult päriselt seal spot-turul mahu mõttes kauplemist on suhteliselt vähe, kuigi kogused, mida siis hedžitakse, need liiguvad ikkagi spot-turult läbi. Aga päriselt need mõjud ei jõua siis nii klientidega tootjateni nii suurel määral. Muidugi loomulikult, siis kui sa vaatad, et mille pealt seda hedži pakutakse, eks ikka vaadatakse füüsilise spot-turu peale ja sellest hakatakse lähtuma. Sest et see on nagu see päris turg, et mis on see viimane hind, mis on see kalleim hind, mida veel vaja on võtta turule kaasa, et tarbimine saaks või nõudlus saaks rahuldatud. Et need on niisugused nagu tähelepanekud, et valmisolek on, tõenäoliselt on vaja turgu hästi palju harida, et mis on nagu meil juhtunud, on see, et alates 2019. aastast on Eesti langenud netoimportriigiks ja meil on seal ees juba varasemast pikemat aega olnud Leedu ja Läti, Leedu kõige sügavamas netoimportis. Ja mis siis selle tagajärg on juhtunud siin Eestis, et me oleme liikunud just nii-öelda netoeksportöörist netoimportööriks, on see, et turul pole enam head avalikku informatsiooni, et mis hinnaga tehinguid tehakse ja kui turg läheb survesse, nagu ta praegust on, siis elektritootjad või müüjad ka kasutavad seda olukorda ära. Ehk et see pilt maalitakse eriti mustaks. Et ma kinnitan tõesti, et Kalev, sa said hea tehingu, sellepärast, et üks korteriühistu, üks sõber, kelle me koos purjetame, siis tema on korteriühistu juhatuse esimees, tema saatis mulle siis, et mis hinnad temale saadeti Eesti Energiast selle nädala alguses. Ja seal oli, minust oli kas 138 eurot oli vist ööpäeva kaalutud keskmest, neil oligi see jagunes päris hästi 50-50, et 138 oli siis see hinda neile pakutud. Et see tõesti tundub nagu veits absurdne, aga nii ta paraku hetkel reaalajas on. Kui me vaatame nagu 10 aasta projektsioonis, mul tuleb meelde kaks vaadet. Esimene vaade oli see, et ma mäletan, mis webinar see oli, aga see oli niisugune suurema Põhjamaade organisatsiooni korraldatud webinar, kes energiavaldkonnas tegutseb ja seal projitseeriti peaaegu kõikidele nii-öelda Põhjamaade ja Balti riikidele projitseeriti peale hind, mis oli algas 5-ga. 50 pluss, aga see oli nüüd enne seda kriisi, see oli, ma arvan, et see oli suvel, mai, juuni, millalgi seal. Ma olen ka seda näinud, seda tööd.
Ja siis nagu mõtled, et huvitav, et kus see tuleb, sellepärast, et kui sa lähed vaatad Nasdaqisse, siis Nasdaqis näidati samal ajal, et Põhjamaade nii-öelda ühine hulgiturg, millal iga piirkonna hinnalisa tuleb veel juurde panna, aga mõnel puhul on hinnalisa teadupoolest negatiivne, eks ju, et see on nagu keskmine ideaalne number, kui ühtegi kaabli ega pudeliga piirangut ei ole. Ja seal vaatad, et sealt vaatasid vastu hilised 20. varajased 30. ja niimoodi vaade oli kuni 31. aastani. Ja need on kaks vaadet, mis mind on nagu mõtlema pannud, et ühelt poolt räägitakse 50-st, 50 plussist ja teiselt poolt reaalselt nagu turul on 30, varajaselt 30, kuigi ega seal seda tehingute aktiivsust just liiga palju ei ole. Aga jah, ma arvan, et see pilt tõenäoliselt muutub ja mis mind veel on nagu ennast üllatanud, on see, et kui vähe me tegelikult teame tuleviku energia vajadusest. Et ma hakkasin kohe suisa pidama ühte Excelit, kus on siis kirjas, et võetud kõik Põhjamaade riigid eraldi ja ka Balti riigid eraldi, et kui keegi ütleb mingi prognoosi ja see on usaldusväärne allikas, näiteks, et kui Eestis ütleb kas majandusministeerium või Elering või keegi ütleb mingi prognoosi, et mis saab olema ja siis ütleb mingi aasta, näiteks 2030 elektritarbimise prognoos. Siis ma teen siin Excelisse märke, panen kuupäeva, lingi, kus see info pärines ja mis see number oli. Ja ei läinud isegi 6 kuust ajahorisonti, kui ma sain Taani kohta 2 nii vastuolulist numbrit ja mõlemad tulid Taanist endast, siis ma mõtlesin, et okei, tegelikult nad ei tea, mis see tarbimine isegi juba 9 aasta pärast saab olema. Ja siis Statkraft tegi ühe niisuguse ka Põhjamaade stsenaariumi, kus on siis tehtud 2025, 2030, 2040 ja 2050, mis on siis need tarbimisprognoosid ja samas ka, mis on need tootmisprognoosid ja ka siis nagu liigiti. Et mis mind nagu väga üllatas on, seal on tõesti ka tuumaenergial on nähtud nagu päris suurt kadu. Et mul on selle tabel ka silmes, et näiteks kui 2000, kas ma näen õigesti, kas see oli hindade tabel siin või see oli koguste tabel. Okei, ma pigem praegust ma siin ei näegi, kas siin ei ole märget või tõenäoliselt mul on raske leida. Aga see on ikkagi kogustes, jah. Et mis on siis kogus, mis tuleb tuumaenergiast ja kivisüsikaas on seal 2050 nulli viidud, mis on ootuspärane, aga näiteks tuumaenergia puhul on see langenud 2026 ja 57 on langenud 193, 3 korda on langenud see kogus. Et justkui nõudluse kohta ei teata midagi, aga pigem on hästi suured prognoosid seal ja tõusvas tempos suured prognoosid. Ja kui vaatad pakkumist, siis pakkumine justkui nagu oluliselt väheneb nendest tänastes konventsionaalsetes tootmisviisides. Et see on nagu huvitav, et justkui nagu vastukäiv informatsioon pisut, aga tõsi on see, et kõik nõustub, et tarbimine kasvab ja kasvab jõudsasti ja seda, et teatud liiki tootmisvarad turult kaovad, sellesse ka ei ole nagu kahtlust. Et siis ma arvan, et see tulevik on pigem niisugune arusaamatu, et mis seal juhtuma hakkab. Nii-öelda hindade mõttes ka. Aga jah, et ma arvan, et klientide valmisolek pikaajalisi lepinguid sõlmida on olemas. Iseasi, kui agaralt nad sinna sisse lähevad kogu oma vajaduse katteks ja veel omaette küsimus on see, et mis on need lepingulised tingimused, millega siis neid kokkuleppeid pakutakse. Tõsi on, Kalev, sa tõid ka välja, et me oleme siin seda turbulentsi näinud sellel aastal, et üks elektrimüüja lõpetas oma klientidega lepingud ära ja maksis 20% trahvi, aga kujutate olukorda, kus kohas sul on leping, mille hinnalipik on seal 43 või 45 eurot, sulle makstakse 8-9 eurot trahvi ja sa lähed turule kohe, mis on 90 eurot. Ja nüüd on ta juba kõrgem, see oli augustis, kliendid tulid 43-5 euroselt lepingult ja said oma 9 eurot kätte ja augusti arve börsilt tuli üle 90. Ja sealt september-oktoober läksid veel hullemaks. Et see näitab, et osad lepingud on muutunud natuke optsionaalseteks lepinguteks, ehk et isegi otsitakse otsitud põhjused, et neist välja saada, et vabastada kas siis mingeid finantsinstrumente, mida turul kallimalt ära müüa või vabastada mingid tootmisvarasid, et teenida nüüd juba uue turutasemelt neid hindasid. Ja see on ilmselgelt väga suur probleem, et kliendid on nüüd osad on väga valusalt aru saanud, et lepingu tingimused peavad olema mõistlikult tasakaalus.
Ja siin ma mõtlen ka, et selline uus reaalsus võiks olla selline, et lepingu tingimused on pigem kopeeritud Põhjamaade äritavadest, kui siis sellest, kus kohas üritatakse teha pigem nagu optsionaalseid lepinguid. Nad ei ole nad ei ole sellisena kirjeldatud, nagu öeldakse, et see on ikka fikseeritud hinna leping, aga reaalselt nad osutuvad optsionaalseteks, kui turg liigub müüja jaoks vales suunas. Ja tõsi on ka see, et mis Kalev rääkis UK-st, et meil on ju samasugune olukord. Meil on siin elektrimüüjaid suurtarbijatele tükki 10 ja reaalselt tootmisvarasid Baltimaades on ainult 2. Et samamoodi on see oht, et ega siis nende elektrilepingute lõpetamise katsete taga oli kas siis pääseda, võib-olla ma ütlen nüüd liiga julmalt, pääseda pankrotist, aga reaalsus on see, et sellel aastal tulevad elektrimüüjatel kõige suuremate kahjumitega aastad, kohe 100% kindlalt. Ja kui me vaatame viimast 3 aastat, siis ma olen läbi sirvinud tänaste müüjate majandusaasta ja seal juba vaatavad kahjumid vastu alates 2018, 19, 20. See tähendab seda, et pilt on läinud veel hullemaks ja mõni ime, et nüüd üritatakse siis mingit punast joont tõmmata lepingutest välja saada. Aga see ei pruugi isegi õnnestuda, ma arvan, et tulevikulepingud neil müüjatel saavad olema veel hoolikamalt läbi mõelda, et kuidas nad sellest välja pääseks, kui turg liigub nende jaoks ebasoodsas suunas. Et mis ma sellega tahan öelda, et tegelikult isegi kui vaadata Baltimaadesse tootmisvarade rajajate silmade läbi, siis tegelikult seal on 7-8 elektrimüüjad, kes plaksutaks käsi, kui mingi tootmisvara pandaks püsti, et nad saaksid oma jaemüügi kanalitele lepingupartnerid, kes aitaks tagada mingisugust hinda. Me võtame siin kas või Alexela või Olerexi või Imlitexi või tegelikult see ei ole enam mitte ainult Eesti kontekst, see on terve Baltimaade kontekst. Ehk et võib-olla isegi küsimus ei ole ainult selles, et kas lõpptarbijad on huvitatud, et sellest on ka tõenäoliselt enamus elektrimüüjaid huvitatud, et oleks keegi tootmisvaradega, kes suudaks anda mingisugust sisendhinna kindlust elektrimüüjale, et ta saaks edasi tegutseda turu peal. Ja ei peaks võtma ebamõistlikke riske, nagu näiteks see, et ta peab täna näiteks Soome piirkonnas hinna hedžima ja prognoosima, et mis see Soome-Eesti hinna vahe tulla võib. Et igal juhul siin on nagu uute tootmisvarade rajajad on igal juhul oodatud. Ma vaatan, kell on nii kaugel, et ma ei tahaks väga palju üle venitada, sest teemast võib rääkida pikalt, aga mõtlen, kas on Kalev sul mingeid küsimusi või äkki on kellelgi teisel? Üks fundamentaalne kommentaar on see, et mis puudutab seda, tõesti sul on väga õigus tarbija harimise osas, ja ka ütleme, et kuidas me hindame seda varustuskindlust või seda hinnakindlust. Et kus Euroopa gaasiturg ka viimased 3 aastat püüdis liikuda, eks ole. Või see, et teeme spotti, et meil tuleb LNG-d ja me saame odavamalt. Ja kus me täna oleme? Selle LNG-ga Putin ütleb, et kuule, sakslased, te oleksite võinud ikka pikalt lepingut teha. Ja õigusega ütleb, et me saame siin, ja see tagajärg on see, tagajärg on 10 miljardites vastu pükse. 10 miljardites. Ja reaalselt on see, et Hollandis on tehaseid pandud kinni, Suurbritannias on tehaseid pandud kinni, sellepärast, et usuti spotti. Ja reaalne nagu national emergency on mitmetes riikides, kuna usuti spotti, et paneme spotti. Ja ma arvan, et ütleme, selle talve lõpuks on neid kliente rohkem, kes tahaksid pigem hinnakindlust. Ja siin ütleme, mõned riigi esindajad ka ütlevad, et jah, me peame siin aksepteerima teatud turu volatiilsust. Aga kui turu volatiilsus ei ole lihtsalt, et meil siin ühel päeval on 60 ja teisel päeval on 35, aga kui turu volatiilsus saab tegelikult olema niimoodi, et sul ühel päeval on 500 ja siis teisel päeval 0. Mõtle selle volatiilsuse peale. Minu arvast ei ole see, kus me täna oleme, et 166 või nii, et see oleks mingisugune piir. Kujutame tänast päeva, võtame ette võimsusbilansid, kriipsutame sealt Kaliningradi ja Pihkva maha
ja kujutame ette, et sakslastel on Hansa Power Bridge SC4 valmis. Kujutame ette, et Norbottenis on juba hüdrolüüserid valmis 2026 on ju. Kujutame ette, et Saksamaa on enda söest pool kinni pannud, tuumajaamad on kinni pannud, Belgia on enda kõik tuumajaamad kinni pannud, mis neile commitment on 7 reaktorit on ju. Prantsusmaa on mitu reaktorit kinni pannud, Suurbritannias on terve rida reaktorid valmis. Kujutame ette, et Viking Link 1400 Taanist on valmis. Kujutame ette, et mis juhtub juba detsembris, et see UK-Norra vaheline link on 1400 täis. Et kujutame ette, et UK nõudlus on ju, nad on valdavalt on jätkuvalt spoti peal. Kujutame seda situatsiooni ette. Ja me näeme, UK-s on nagu teatud tunnid makstud 2300. Ja kujutame ette, et seda tunde, millal ta maksab 2300, ei ole üks tund päevas, vaid kujutame ette, nagu Texases oli. Terve päev oli, oli 1500, eks ole. Päeva keskmine. Ja Jaapanis oli ka. See ei ole, Taavi ütleb selle peale, varustuskindlus on tagatud. Aga mida see tähendab tegelikult inimese jaoks, kui sul on 1000 euri meks, siis sul nõudepesu või riiete pesu ei ole sul 2 euro lugu või 1 euro lugu, siis on 10 eurot riidepesu. No siis on ikka päris mõnus. Ja ma vaatan, ma olen teinud endale niisuguse kaardi alates 2018 kuni selle aasta keskpaigani, et see pilt oli minu jaoks ka üllatav, kuigi ma midagi teadsin, aga nii kui sa paned numbrid sisse, sa hakkad reaalsust nägema, et 2018 ja see on Läänemere piirkond, on ainult see hetkel oli 3 netoeksportivat riik olid Norra oma +10 teravatt-tunniga, Rootsi +15 teravatt-tunniga, Eesti natuke alla 2 teravatt-tunni. Ja tegelikult see puudujääk siin kogu Läänemere piirkonnas juba praegust on väga suur. Näiteks ainuüksi Leedu defitsiit või netoimport 2018 oli 9,7, Läti oli 2,8. See on juba 13,5, Eesti siis tookord veel andis 1,8 teravatt-aga. Ainuüksi Baltikum suudab alla neelata siis selle, mida Norra ekspordib, aga tal lähevad kaablid nüüd UK-sse, Taani, Hollandisse, läbi Taani Saksamaale, Rootsis Saksamaale, Poola. Ja need piirkonnad kõik nagu neto neelavad seda energiat juba praegust, juba siis neelasid, kui CO2 oli veel seal 15-16 eurot. Eelmine aasta oli ta keskmiselt niisugune 25, nüüd on ta 50, 70 on nüüd, aasta keskmine tõenäoliselt tuleb kuskil võib-olla 60 kanti, 60 kopikatega. Ja see pilt on nagu terveks kümnendiks tegelikult paigas, et me ei näe, et sellel kümnendil Eestis tekiks taas netoeksport. Ei ole võimalik. Meil on, Sandor ütleb jumala õigesti, et need kenekad ja turbiinid on ju, mis isegi nendel CFP-del, mis tehti 2004 valmis said, need on ju vanad. Nendel on metall väsib ära ja põhimõtteliselt sa võid loomulikult panna tuima ja arvata, et midagi ei juhtu. Mis reaalselt on juhtunud, on see, et nagu trumlid on plahvatanud, kenekad või turbiinid on ka nagu jooksevad kinni. Ja seda on füüsiliselt on nagu mitmetes Indias ja nendes riikides, kus on pandud tuima. Nendes riikides on seda juhtunud ja siis sa kaotad selle võimsuse niimoodi ootamatult ja nagu läinud. Ja sama on nagu kaevandustega, et kaevandused saavad lihtsalt otsa ja kui sa teed uue kaevanduse, sul on kapitalikulu, mida sul ei ole võimalik pangast laenu saada ja siis sul töötajaid ei ole ja ütleme nii, et kõik probleemid kuhjuvad, et ma ei näe nagu mingit, et paneme põlevkiviga veel 20 aastat. Me oleme nii ässa. See ei ole nii lihtne. Ei ole absoluutselt. Ma arvan, et see valus õppetund on juba käes, et sinna nagu teha investeeringuid saab käin nagu praegust Auveres, et lihtsalt kasvatame uttegaasi põletamise võimekust ja kasvatame biomassi kasutamise võimekust, aga ma nägin seda eelmisel nädalal välja tulnud Eesti Energia hanget biomassile ja ma ütlen niimoodi, et see on ka natukene soovunel. See on väga raske teostada. Seal oli 2 aasta peale küsiti 3,2 teravatt-tundi primaarenergias ja siis on sul Excel, kus sa võid igasse kuusse kirjutama koguse. Kogus ei tohi olla igas kuus väiksem kui 2000 megavatti ja siis sa pead võtma selle tagatise, et kui sa ei tarni, siis sa maksad 2 euri megavatti pealt trahvi. Ja ma ei kujuta ette, kes kirjutab siuksesse tabelisse numbreid,
kus sul on kuu täpsusega järgmised 2 aastat ja 2 euri trahvi vaatab vastu. Ja reaalsus on see, et ega siis jäätmepuit on ka niisugune, ta veel mõni aasta tagasi oli tohutu ekspordi surve oli Inglismaalt, aga loomulikult, kui seal peab raha laevale kaasa panema, et see kuhugil ära viidaks, siis loomulikult nad hakkavad ise lahendusi otsima ja täna ka jäätmepuit näiteks pigem tahab liikuda ehitusmaterjalide sektoris, näiteks nagu plaaditööstusesse, et selle puhastamine on keeruline ja kallis, aga ilmselgelt nende väärtus on palju kõrgem. Absoluutselt. Et selles mõttes ma arvan isegi see biomassile üleminek, see on ikkagi pigem, ma arvan, see on niisugune nagu happikarje või nii-öelda nagu hädaolukorras. Sa pead midagi tegema ja ma arvan, et Eesti Energia ei tee valesti. Lihtsalt, et ma arvan, et see olukord ei ole nii lihtne lahendada, kui nad esimese hooga arvavad. Ja kui sa hakkad mõtlema siin, et mis sa siis selle kütuse eest nagu maksta võiksid selle biomassi eest. Ega lõpuks nagu seal on mingid teised kõrgemad väärtusajalad ka juures, kes ütlevad, et kuulge, et ega me ei anna, et me paneme väikse preemiumi peale, et sa ei saa kätte lihtsalt seda. Kui sa vaatad, kus Narva jaamad geograafiliselt asuvad, siis sisuliselt sa võid sõita jaamadest 100 kilomeetrit. Ja see areaal, kus kohas sa üldse midagi võtta saad, on alles nii väike. Põhjas on Soome laht, idas on Venemaa, lõunas on suur järv koos rabadega ja enda kaevandustega. 100 kildi pärast sa ei ole veel kuhugile jõudnud, nagu et biomassi kätte saada. Jah, ja sa oled Rakveres. See on väga keeruline ülesanne. Sa jõuad Rakvereni umbes, aga ja ma olen kuulnud midagi VKG tselluloosi tehasest. Absoluutselt, et neil tekib upper hand, et nemad on ju 30 kiltsa lühema trassi peal ja kui nad teevad kõrgemat lisandväärtust, isegi kui nad ei teeks, kui nad teeksid sinna mingi analoogse asja, mida nad ei tee. Et isegi siis 30 kiltsi iga auto nagu mõtleb enne Sillamäele keeramisest või kuskile Kohtla-Järvest peatamisest, kui see, et ta paneb veel edasi Narvani. Et ilmselgelt see geograafiline asukoht ka ei toeta seda, et need olukord oleks lihtsalt lahendada. Ja see on niikuinii niisugune kirbukas, et me räägime 150 meksist, ja meil on reaalne probleem, on siin 2500 vaatab otsa. Ja ma usun, et te ju kindlasti oletegi selle peale oma plaane teinud, et me räägime ikkagi, nagu sa ka ütlesid, et me ei räägi tegelikult Eestist, me räägime vähemalt minimaalselt Baltimaadest. Ja kui meil Baltimaades on siin 13 teravatti on netoimporti, millest, kuigi ma pean tunnistama, et ma vaatan kaardi pealt, et siis see Venemaa netoimport ei ole ka liiga suur, aga ilmselgelt see läheb nagu sinna otsa, kui see kanal kinni lükatakse, et siis sellest 13 saab 15 või 16 ja igal juhul, kui siia teha siis 300 sammuga neid väikseid tuumaelektrijaamade reaktoreid, need on ruumi on 2, 3, 4. Täpselt. 4 oleks nagu vabalt selline miinimum, et lahendada mingi probleem ära. Absoluutselt. Täpselt, see ongi meie plaan umbes nii, et 2 on miinimum absoluutselt, aga reaalselt vaadata nagu 4 oleks nagu 1200 mega nagu ütleme võrku juurde panna, see ühest kohast peaks olema täiesti tehtav ja just Virumaa logistiliselt selle elektrivõrgu seisukohalt ka nagu palju loogilisem kui Lääne-Eestis nagu asuks, sest sinna tahetakse meretuulikuid teha. Minu jaoks on suur küsimärk, et kas meil tegelikult mahub nagu, kui meil ütleme, kas siis Eesti Energia teeb selle liivika ära või tehakse see Eesti-Läti, Elvind tehakse ära, üks gigane, ei tea, kumb enne saab, et üks kahest tehakse ära. Kuidas sa teed järgmise gigase tuule sinna otsa? Eeldame, et leedukad teevad ka mingi paar giga valmis. Et kui meil Baltikumis 3 giga või nagu, ütleme, ja maismaatuulikuid on ka, ütleme, giga püsti, 4 giga tuulikuid olemas, et kuidas sa siis nagu teed investeeringuid, millist nagu CFD-d sul vaja on nagu toetusmehhanismi, et see saab olema päris peen matemaatika, aga see on arvutus teiseks korraks. Ma küsin, et kas kuulajatel on mingeid küsimusi, et mis seostuvad elektrituruga ja milline tuumaenergia positsioon nagu Balti turul võiks tulevikus olla? Et meie ei ole Facebookis, praegu ei vaata, Mihkel vaatab, et kas sinna keegi kirjutab midagi. Meil enamus vaatajaid on Facebookis. Kohe vaatame, hetkel ei olnud. Okay. Ma ütleks võib-olla veel selle kommentaari lõppu, või nagu enda poolt siis, et kellega see tuumajaam siis nagu tegelikult konkureerib. Ega ta ei konkureeri nende tuuleparkidega, sest tuulepargid hakkavad teineteist tapma, et seal juhtub niisugune kannibalismi efekt, et kui tuult on, siis on
Saarevind ja kõik need meretuulepargid seal ümber Hiiumaa, Saaremaa ja Liivi lahes, tegelikult nad kõik söövad teineteist. Ja nii kui tuul vaibub, siis tegelikult tuumajaam, mina näen ikkagi trügib ennast sinna nii-öelda tootmisstäkis nende tuuleparkide alla ja tema istub seal siis, kui tuult ei ole, kui tuult on ja tuulepargid pigem ei konkureeri. Ma saan aru küll, et nad tekitavad ebamugavalt odavat hinda teatud ajatsoonides, on ju, aga kindlalt nad ei konkureeri, et pigem need tuulepargid kõik konkureerivad teineteisega. Ja võib-olla päikesepargid on ka siis nagu, nemad siis nagu taplevad omavahel, sest nendel ongi see sesoonsus on nii tugev nagu, et tuumajaamal igal juhul on siin nagu see upper hand turul. Ja sellest... Ja lõpuks on see, kuna meie mankalat siin Eestis nagu reaalselt teha ei saa vist, et nagu Soomes on tehtud, et sul on UP10 ja Stora Enso, mis on nagu vanemad kui Soome riik on ju juriidilise organisatsioonidena, et siis ja noh, on nii väga hästi kapitaliseeritud ja nemad on põhilised seal tuumajaamade initsiaatorid, et kuna meil selliseid ettevõtteid Eestis objektiivselt lihtsalt ei ole, et siis noh, parim, mida me nagu tarbijatele saame pakkuda on nagu, aga ka mingil määral asendab seda, aga pakub ka samasugust tarnekindlust ja hinnakindlust on pikaajalised lepingud. 15 aastat on ju fikseeritud hinnaga, meil on nagu riskimaandus, tarbijale on riskimaandus ja noh, ma arvan, et see võimaldab äritegevust ikkagi pikaajaliselt tegelikult planeerida, kui võrreldes sellega, et sa võtad riski, et ma mõned tunnid saan 15-ga, lahe, aga siis nagu mõned tunnid saan mingi 300-ga. Siis oleks nagu... Ja järgmine asi on see ka, et tegelikult selleks hetkeks, kui need reaktorid peaks Eestisse või Baltimaadesse üldse tulema, siis järgmine vaade on see, et me peame nägema, mis on eelnevate 2, 3, 4 aasta hind ehk, et kui valusalt see teema on siis nii-öelda nagu ettevõtjad peaks küpsetatud või kui vähevalusaks, et mis iganes see palupunkt on seal. Ja järgmine on see, et ega kui lõpuks on kui Baltimaade 13–15 teravatti tänasest seda netoimporti oleks kuidagi nagu kaetud, siis kohe tuleb küsimus seesama SE4, SE3, kui kohta see kaabel Leedust läheb. Et tegelikult ka need on kallid piirkonnad Rootsis, et ega siis Soome puhul on minu arust nagu see, et soomlased on minu arust väga tublisti arendanud viimasel oma tootmisvõimsusi, et see aasta pluss järgmised 2 aastat on neil ehituses 3003 megavatti jagu tuuleparke. Kui sa nüüd paned sinna Olkiluoto juurde, saad aru, et soomlased on oma probleemiga tegelenud, et nemad vaatavad tõenäoliselt varsti, et kas õnnestub veel rohkem ka päris oma elektrit suruda Baltimaadesse, mitte teha transiiti Rootsi elektrile ja kas saaks ka seda Rootsi piirkonda suruda, aga ma näen jah, et ma ei tea, kui hästi Rootsi nagu lõuna pool tegeleb oma elektri nii-öelda puudega. Pigem ma arvan, et seal on saab see hind ikkagi on pigem kõrge ja kui sa seda Baltimaade nii-öelda neto import ära lahendad, siis kohe esimene asi on, et kas Leedust tahaks voolata see nii-öelda Rootsi lõunapiirkondades edasi. Ehk et... Nii, mul väga põnev värske uudis, et ma ei olnud enne koosolek või nagu seda salvestust ma ei vaadanud, aga homme, laupäeval on järgmine elektrirekord 175, juhuu, lähme edasi 200 suunas. Laupäeval 175, pole paha. Jah, et igal juhul isegi kui see saab olema nii-öelda lühiajaline, aga et kui see nagu valu küpsetatakse ära sinna 5-60 juurde, siis ilmselgelt tekib ka ettevõtjatel valmisolek. Täna on see ikkagi natukene, veel on natuke seda eitamisfaasi. Et selles mõttes, et see asi on uus, ta on lühike, juba on saadud neid arveid maksta, 3-4 kuud, 3 kuud, nüüd tuleb uus valusarve tuleb veel peale. Aga ma arvan, et juba täna, kui mingi aeg ei oldud valmis, vaatasin oma tänast kirja, siis mingi 60 peal midagi, 60 äkki 4 või 7 või ehk 2 korda kallim, kus ta lootis saada. Et me näeme, et tõenäoliselt ühel hetkel see ikkagi jõuab kohale, et 30 eurot ei ole enam nagu realistlik. Absoluutselt. Soome kontekst on Eestis natukene odavam. Ja Kesk-Euroopas on 220, eile oli
tähendab, et täna on suur Prantsusmaal, eks ole, kus on tuumaenergia, on 275. Turudisain on selline, et kuna see piiktund on ju, kujundab hinda, mitte see, mis nagu baas kujundab, et sul baas võib olla väga madal, aga kui sul piik on nagu seal, siis see nagu turuhind on selline. Prantslased on sigavihased on ju sellepärast, et me oleme meeletult meil on meeletu tuumaenergia ja kurat, me maksame niukest hinda, eks ole, et Prantsuse poliitikud ja regulaatorid on kõik nagu väga kurjad sellise situatsiooni pärast. Aga meil Urmas, mul tunne, et me omavahel saaksime veel pikalt rääkida elektriturust, aga veel tund aega on kõvasti juba üle, nii et me mingi aeg räägime kindlasti veel omavahel natuke juurde. Aga aitäh kutsumast ka sellesse teie formaati, et igal juhul oli huvitav kuulata ja tore, kui ma saan millegagi sinna panustada ka nagu. Jaa, ma ütlen, Urmas, et võtame teinekord jälle ühendust ja Mihkel, aitäh kõigile kuulamast ja kui on küsimusi, siis saatke meili peale. Aga muidu kohtume järgmine kord järgmisel aastal, sest et detsembris me otsustasime rektorireedet mitte teha, et kuna on ikkagi natukene puhkamise aeg ja siis vaatame, mis on jõulude aja elektrihinnad. Ja üks küsimus on tulnud ka kommentaarides, aga selle ma vastan kirjalikult ära, et me tegelikult jäätmetest oleme päris palju juba rääkinud. Oleme küll, jah. Oleme küll. Tagant järgi. Ja head õhtut teile. Tšau.